Tšau! Tšau! Me ei ole ammu teinud ühtegi videot ega väga pikki blogipostitusi, sellepärast et viimase aja sündmused ei ole kahjuks seda väga soosinud. Ei ole olnud väga tuju, arvestades neid kurbi sündmusi, mis praegu Ukrainas toimuvad. Ei ole meil väga olnud tuju teha siis oma blogi ja oma reisipäevikut. Aga eile me käisime Coyoacanis, me oleme Mexico City's ja me käisime Coyoacan, mis on siis siin linnaosa, mis on võib-olla selline veidi kallim linnaosa ja selline ilusam. Vana eksam ka, või tähendab selles mõttes vanu maju on siin, kus meie praegu, me oleme Narvante vist. Rohkem kesklinnale lähemal. Siin on uuemad majad, aga nüüd me käisime jah seal sellele. Ja põhjus, miks me sinna läksime, oli see, et seal on seal on Frida. Seal on mitu maja muuseumit, mis on Fridaga seotud. Eile oli meil muuseumite päev. Me alustasime seda Diego ja Frida maja muuseumist. See on selline odav, sissepääs on ainult täiskasvanud. Odav nagu pileti hinnas muidu, aga ta on nagu lahe maja, kaks maja tähendab funk stiilis ehitas Diego nii endale kui Fridale siis majad ja neid ühendab sild. Aga väga kihvt arhitektuuriliselt, aga muuseumi sisu võib-olla veidi nagu hõre. Ja, no odav on siis, et pilet maksab 40 peesot täiskasvanule, mis on siis veidi alla 2 euro. Ja seal ei ole ühtegi järjekorda, et sa lihtsalt lähed sinna ja seal... Küll aga väga palju valvureid. Väga palju valvureid, igast valvurid. Ja walkie-talkidega ütlevad, tuleb 3 külalist. Ja väga pingsalt jälgivad sind sellise kulli pilguga. Seal tehti ka täisprei. Täisprei, jah, test vahendiga lasti üle. Aga muuseum ise, noh jah, maja on selles mõttes tore, et see oli üks esimese Ladina-Ameerika funkmaju ja Diego lasi selle ehitada siis nii endale kui ka kõrvalmaja siis Fridale, et nad saaksid seal elada ja tegeleda loominguga. Aga see sisu on, seal ei ole ühtegi kunstiteost, seal on... No üks maal vist oli see. Üks maal, okei. Üks maal, aga jah, on rohkem tema kollektsioon. Ja, tema kollektsioon, ta kogus neid vanaaegseid, noh, kuidas need nimetatakse siis, mis üles kaevatakse. Leiud, ma ei saa nüüd öelda. Ühesõnaga need savist asjad, mida leitakse maa seest. Sorry, et me nii lollid oleme. Kujukesi sellised vanad, siis, mis siin leiti. Arheoloogiliselt leiti. Nii, aga rohkem seal nagu selles mõttes, et sa vaatasidki nagu seda arhitektuuri, maja arhitektuuris olid need leiud ja rohkem seal midagi ei olnud. No nagu mõned asjad, aga Frida osa oli eriti tühi. Aga noh, sai näha nende tuba, toad olid väiksed, majad ise ka üsna väiksed, aga kõik see kokku oli kena, et sealt saaks, see on nagu lihvimata pärl, et selles mõttes, sellest saaks teha ja lahedalt. Saaks teha huvitavalt, jah. Me muidugi kõik me lähme, siis meil alati tekib visioon, kuidas see paremini. Ei no väga tore oli näha, kuidas see stuudio on tehtud. Tal oli väga palju suured aknad, et oleks palju valgust ja need aknad käisid lahti, et kuna Diego tegi väga suuri töid ka, et saaks aknast välja tõsta pärast neid töid ja transportida mujale. Sealt me liikusime edasi, oli üks väike akvarellimuuseum, mul praegu tuli selle nimi meelde, ma panen pärast üles videosse. See oli, kusjuures sissepääs oli tasuta, vaid annetusega ja kui sa tahtsid pilti teha, siis pidi maksma 50 peesot, mis on siis üle 2,5 euro ja üllatavalt minule väga meeldis üllatavalt palju ilusaid töid selle looja, ma ütleme, Rojo on tema perekonnanimi, oli kuulus Mehhiko kunstnik ja tema nimeline on see majamuuseum, või mitte majamuuseum, vabandust, lihtsalt muuseum ja seal oli lisaks temale ka väga palju töid, teiste mehhiklaste töid ja ka üle maailma töid. Ja oli ka veidi ajalugu või ajaloolist, et kuidas... Ja väga ilus aed, väga kihvt muuseum, täitsa soovitame minna, et väga kihvt. Aga siis me liikusime edasi Frida majamuuseumisse, mis on siis väga populaarne koht ja kohe võib öelda ära, et me käisime seal ka 3 päeva tagasi ja läksime sinna, arvasime, et lähme kohe sisse, tuli välja, et piletid tuleb ette osta. Et piletid on niimoodi isegi, et ütleme järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks ei pruugi saada, et kuskil 2-3 päeva on siis see vahe, kus on saada piletid ja pilet maksab sinna, täiskasvanud oli umbes 270 peesot vist, mis on siis üle 13 eurot, ütleme nii, või 14 eurot ja laps oli odav, laps oli ainult 27 peesot.
ja aga see on seda väärt. See on seda väärt. See võiks isegi kallim olla, me oleks nagu nii läinud muidugi. Ja seal on nüüd siis niimoodi, et kui sa ostad pileti, sul on konkreetne kellaaeg, kui sa lähed, seisad järjekorras, siis need... Seal on kogu aeg järjekorras, selles mõttes seal ei ole sellist, see ongi nii, sellest hetkest, kui avatakse, siis tõstetakse neid kellaaegu kogu aeg, et kell 9, kell 10. Ja siis pannakse uus silt, tekib uus järjekord, et kõik, kes kell 10 pääsevad sisse. Ja seal ei ole ja siis tore on see, et käiakse ütlemas ka inimestel küsimas kellaaega ja siis paljud lahkuvad, sest neid, samamoodi nagu meie ei teadnud ka, et peab me küll tookord taipasime kohe küsida, vaatasime väga pikad järjekorrid ja mingid kellaajad on pandud, et kas ikka saab. Minule sobis see, et me käisime 2 korda. Ma sain rahulikult nautida, sest esimene minek oli ikkagi, et kui oleks kohe saanud siis... Ei, mitte rabe, aga lihtsalt siis oleks kohe see unistus täitunud. Aga siis ma sain veel nautida ja ma sain rahulikult maalida seda väljast ka, ja mulle sobis see 2 korda käia, ma silitasin neid seinu, seal Friida, et ta oligi seal, päriselt sündis seal ja elas seal väga, väga kiltu. Kui veel mingid asju, mis, et kui keegi tuleb ka, et siis lihtsalt teadmiseks, et pildistamine on lubatud, kui sa ostad kassas seal nüüd, kui sa oled koha peal seda netis siis saanud osta, inimese kohta 30 pesot on see luba, et siis sa saad pildistada. Ja sul peab olema see sildik ja sulle pannakse kleeps külge, sest ma andsin koti sinu kätte ja siis pildistasin, siis ta ütles, et ei, et peab enda juures olema see sildik. Sa saad selle kleepsu ja see kleeps peab sinuga olema, kui sa pildistad ja kui sul ei ole seda kleepsu, siis küsitakse, kus kleeps on. Ja videot teha ei tohi sees, ainult aias. Kui sul on nokamüts või mingi selle müts, siis selle tuleb ära võtta peast, et valvekaamerad näeksid sinu nägu. Veepudelid võetakse ära, kuigi meil jälle ei võetud. Meil oli hästi väike veepudel. Ma ei tea, keegi aga muidu vett ei tohi kaasa võtta, kui seljakott on, siis seljakoti tuleb ette panna, ei tohi nagu taha jätta. Mingid seljakotid oli suur olla, mingid sellised nagu reeglid, mis siis on seal koha peal. Ja seal on ikka märk, et mõnes kohas, muidu väga viisakas, kõik sai ikkagi väga rahulikult sai vaadata, me veetsime seal ikkagi üle tunni või? Üle tunni, jah. Et mingi poole pealt hakkab seal olema, et seal on märked, et palun keep going, speed up, et mingi edasi liikuge, et selles mõttes jah, rahvast on seal palju ja selles mõttes tahad ju, et kõik, muidugi ma oleks tahtnud seda kööki veel vaadata ja seal oli kõike, aga üldiselt ma sain nii ikkagi vaadata rahulikult küll, et seal on lihtsalt palju asju. Terve muuseum koosneb sellest nagu väikestest tubadest, nii nagu on, elutoad on ju, ja sind ei lastagi järgmisesse, kui sealt on juba vähemaks inimesi läinud. Need tekib sellised nagu väiksed järjekorrad ja siis öeldakse nüüd jälle minge teie edasi järgmisse tuppa. Aga üldiselt mingit trügimist või tungimist? Ei, trügimist ei olnud, kõik olid viisakad ja kõik oli normaalne. Aga see ongi sellepärast, et nad ei lase igasse poolde tundi või 15 minutit, mis see vahe on, nad ei lase liiga palju pileteid osta. Jah, see hoiab selle. Muuseum ise on siis väga rikas sisu poolest, et seal oli kõike. Seal oli küll vastupidiselt, mida ei olnud seal nende majades. Seal oli Friida teoseid, seal oli Diego teoseid, seal oli fotosid, seal oli nende tarbeesemed. Isegi Diego mingid nagu visandid ja materjalid, kaustadena niimoodi näha kappidest, täpselt selline tunne, nagu inimesed elaksid seal või on lahkunud, et asjad on kõik, seal on kõik Friida voodi, riided, kõik padjad. Kõik asjad, jah, et selles mõttes nii nagu umbes nagu elasid, nii umbes on nagu köök on sisustatud. Seal on isegi Friida tuhk. Kui me õigesti aru saame. See urn magamistoas, jah. Ja mis aed, väga ilus aed ja aias on... Mulle meeldiski aed, ma ütlen, et maja oli ka, aga see aed oli nagu nii lopsakas ja väga suur, või algselt kindlasti Friida maja oli väiksem, Diego tegi seda suuremaks, aga et see nii suur aed oli, ma ei kujutanud ette, et see... Väga suur aed, kus oli ka igasugused sildikesed, mingid tsitaadid nende... Ja siis kujuta veel ette, kui päriselt olid, kui nad päriselt elasid seal, siis oli Friidal oli palju armastas loomi, linde, seal olid kõik ahvid, koerad, pardid, seda praegu ei olnud, aga lihtsalt see aed nagu elas. Ja pluss neil oli palju külalisi, ma kujutasin seda lihtsalt ette, seal oli vist pilt ka, et meil ei olnud ühtegi päeva, kui meil polnud ühtegi külalist. Alati oli keegi ikka kodus elamas nende juures nagu umbes nii. Siis tahaks küll minna. Ja me siia nüüd näitame teile ka lõppu veel ühe meie värsked emotsioonid, kui me sealt väljusime. Aga lihtsalt ütleme ära siis, et see oli väga hea muuseum, soovitame kindlasti. Ja lõpus, kui me jõudsime koju, siis me nägime veel ka Trotski muuseumit, kuhu me vist sisse nagu nii poleski läinud. Aga lihtsalt lahe oli näha, kui lähedal ta, nad ostsidki sinna lähedal, et olema. Nii, et nad on kõik üksteisest suht lähedal.
Vot siis selline kokkuvõte, et kindlasti soovitame nii muuseumit kui ka seda Coyoacani linnaosa. Väga ilus, et seal kindlasti juba jalutada on väga huvitav. Tšau. No nii, meil on käidud Frida Kahlo muuseumis. See oli väga ilus, väga palju detaile ja sellised detaile, mida mina ei ole näinud. Meie suurte fänn, mina olen fänn, aga teie olete ka pidanud kaasas käima. See on 3. näitus. Aga see oli maja muuseum. Ei no väga kihvt oli. Portos käisime. Me pidime Trotski ka käima. Ja Trotski käime ka. Kommunistid. No räägi, mis sina tahtsid rääkida, Ma tahtsin seda rääkida, et me saime täpselt, liidu teine päev me ei teadnud, et me ei olnud piletid, olid ära ostud, aga nüüd me täna saime lõpuks ometi. Ja nagu issi kirjutaski eelmine päev, me ei saanud minna Frida Kahlo muuseumisse tegelikult sinna igale poole. Ja siis me saimegi täna, sest me homme veel ei saanud, aga kohe peale juba homsed, eilsed läksimegi me juba siia. Jube keeruline. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Kõige rohkem meeldis mulle muidugi selline, see koht, kus purskas need purskaevud. Aed oli ilus, väga ilus aed. Aga imelik, et see part ei olnud. See oli tore, kui praegu partid rääkis. Ja Frida toitis neid parte foto peal, seal oli palju. Aga mis sinul kõige rohkem? Ma ei tea, need tema maalid vist, tema maalid meeldisid ja siis seal magamistoad olid nagu kihvtid. Mulle meeldis ka peale selle hoovi, mulle meeldis ka see, kus tal oli see peegel. Mulle meeldis köök tegelikult, ma oleks tahtnud seal mingid kohad oli, mida sai väga vähe vaadata, et kööki sain ka, seal oli see kollase ja sinisega tehtud ja seal oli väga ilusaid detaile oli. Aga muidugi maalid ka. Jäime rahule. Ja riided. Osades kohad sai sees kõndida, aga ühed kohad olid kinni, näiteks köök oli kinni, näiteks oli kinni magamistuba. Aga need päevased magamistuba Nende juures sai, aga sai ka muidugi me käisime terve selle muuseumi käis ja siis, kui me olime juba lõpus, hakkasime minema juba ehete juurde, siis ehete juures siis ma vastasin võttis Mika võõral onul käest kinni. Mitte käest, Ta pani talle taskusse käe. Arvas, et see on issi. Ma vaatasin, et emme issi on seal. Nalja sai palju. Mis onu tegi hakkas naerma? Onu hakkas naerma. Okei, võtame kokku. Muuseum, lahe. Väga lahe. Ja teises videos näete, kuidas me käisime terves muuseumis. Tšau!